on need perfektsionistid. Need on ka üks kontingent kodanikke, kes siis lõputult võivad ühte asja viimistleda. Ühtepidi on tore, kui keegi üritab midagi teha täiuslikult. Loomulikult, kes meist ei tahaks, et kõik oleks nagu perfektselt ja täiuslikult tehtud. Aga ärge unustage, seal all on alati kaks küsimust. Üks pool on see, et esiteks midagi teha perfektselt on praktiliselt võimatu. Ja teiseks on see, et mida rohkem te midagi teete ja millegile aega seal kulutate, seda vähem teil jääb teisteks tegevusteks aega. Ehk siis andke endast parim, aga ärge ajage taga perfektset tulemust. Ja kui me hakkame sedamoodi lähtuma, siis me hakkame ka tegelikult tunduvalt rahulikumalt suhtuma asjadesse. No näiteks ütleme, kirjutate e-maili, eks ju, ja nüüd tundub, et see pole ikka päris see. Nüüd kirjutate seda ümber, pole ikka päris see. Nüüd mõtled, okei, küsiks veel ChatGPT-lt, kuidas moodi võiks teha ja pole ikka päris see. Ja selle ajaga tegelikult te oleksite võinud juba 4 e-maili teha või veelgi parem ühe telefonikõne, kus te oleksite saanud täpsustada oma mõtteid ja kuulda ka arvamust vastaspoolelt, mis on tema seisukohal. Ehk siis jätke perfektsionist kõrvale. Lisaks, mis on tavaline? Perfektsionistid variant 1 on kasvanud üles väga nõudlike vanemate hulgas, kes siis on nende käes kogu aeg nõudnud ja lapsele pole kunagi tundunud, et on piisavalt hea. Ning perfektsionist viitab ka väga sageli sellele, et inimene tunneb ennast mitte väga turvaliselt ja nüüd ta üritab nii-öeldes läbi selle kaudselt kontrollida seda, mida ta siis teeb või kes ta on või mida ta saavutab. Ehk siis perfektsionism jätame kõrvale.